Mul on väga hea meel teatada, et sellel aastal Inglitaja saade kogus 5 saates osalenule kokku 238 918 eurot. Ja see tähendab siis seda, et iga pere saab ligi 48 000 eurot ja ma olen enam kui kindel, et see summa on neile väga-väga suureks abiks. Üks neist, kelleni abi jõuab, on Robin. 17-aastase poisi süda kuulus motokrossile, kuni suvel juhtus temaga traagiline õnnetus, pärast mida on Robin sunnitud ratastooli. Läksingi üpris suure hooga ja õhus sain aru, et nüüd on midagi valesti. Ja järgmine hetk oligi seal maas ja sain aru, et jalgu ei tunne. Kalli ravi tulemusena Saksamaal võiks Robin tulevikus siiski jälle kõndima hakata. Pea 48 000 eurot on nüüd Robinil ja tema perel olemas selleks, et jätkata raviteekonda Münchenis. Esimesi edusamme on ka juba tunda. Iga päev on läinud aina paremaks ja uus päev keha annab jälle uusi märku mulle, et midagi uut jälle suriseb mul ja et neid tuleb aina rohkem juurde. Oleme nüüd 2 korda käinud Münchenis sisarkliinikus tüvirakke siirdamas ja saime sealt ka häid uudiseid, et seal see uue MRT põhjal muutus siis Robini diagnoos positiivsemaks, et sealsed arstid arvavad, et ikkagi on väga suur lootus paranemiseks ja panid meile isegi sellise ajatelje paika, et 2027 teine pool on siis selline uus tähtaeg, kus võiks midagi juhtuda, et Robin seisab. Kohe kindlasti jõuab see raha ka sellel aastal väga õigesse kohta ja see summa on ikkagi nii suur, et sellega saab teha väga-väga palju head. Ma olen mitmete eelnevate aastate perekondadega siiamaani tihedas kontaktis ja olen näinud seda võib-olla nagu ka pikema protsessi kestel, et kuidas nad on saanud seda raha kasutada selleks, et oma laste elu ja hüvangut paremaks muuta ja see muutus on olnud märkimisväärne. Pea 240 000 euro eest saavad 5 saates osalejad nüüd enda elu muuta. Eks see oli raske sinna saatesse minek. See oli meie jaoks, me kaalutlesime seda otsust hästi pikalt pere keskel, et milline järelkaja sellele võib olla ja täna me võime nagu tõdeda, et see oli positiivsem, kui me arvasime. Saates osalenud lood olid äärmiselt puudutavad ja ma võin päris kindlalt öelda seda, et need jõudsid Eesti rahva südamesse. Meie postkast Inglitajal oli tõesti kirju täis. Ka teiste peredeni on tänaseks palju abi jõudnud ning saade on nende elusid juba praeguseks positiivselt mõjutanud. Saates osales väike Laura, kes kasvas hooldusperes ja Laura jaoks koguti raha siis eelkõige selleks, et ta saaks minna välismaale taastusravile, et tal on väga raske ajukahjustus ja paljud inimesed ütlesid, et neile läks ka Laura lugu väga-väga hinge. See summa, mis Laura jaoks koguti, läheb siis MTÜ-le Igale lapsele pere ja nemad hoolitsevad selle eest, et Laura saaks taastusravile minna ja et teda siis võimalikult head arstid ja võimalikult head meditsiiniasutused edaspidi toetaksid. Iga lugu, mis Inglitajas räägiti, on omamoodi eriline ning sama eriline on iga euro, mis osalejateni jõuab. Robini ravi ja taastumine jätkub ning juba varsti naaseb ta Haapsallu, kus jätkab intensiivselt treenimist ning võitleb enda paranemise eest edasi. Kogesime just seda kogukonna toetust. Hästi paljud meie linna asutused pöördusid siis isiklikult minu poole, et kuidas nad saaks Robinit aidata. Et mina ei leia praegu küll ühtegi negatiivset asja, ma loodan, et see nii jääbki. Ma tahan nagu siiralt tänada kõiki inimesi, kes siis on meid aidanud, olnud meie perele toeks, eelkõige siis Robinile, et tal on nagu koolis super õpetajate tugi, kes siis teda toetavad ja tõesti märkimisväärne, kui paljud inimesed pöörduvad isiklikult teiste poole, et see on nagu hästi suur innustus kogu Eesti rahvale, et märgakem inimesi iga päev, mitte ainult siis, kui midagi juhtub. Ma olen väga tänulik, et peale saadet telefon
põhimõtteliselt plahvatas, et nii palju sõnumeid on tulnud ja et kõik on, elavad kaasa, ütlevad, et aina paremuse poole Robin, et kindlasti suur aitäh kõigile neile.